ma meistrite nurga jaoks puumarketist materjale tulen otsima, siis üsna tihti ma leian ennast siit liimpuitkilpide juurest. Liimpuitkilbid on minu meelest supermaterjal, näevad ilusad välja. Plaatmaterjal juba iseenesest annab alust väga paljudeks erinevateks projektidest. Täna mul on plaanis teha üks mahlapaki hoidja ja jälle liimpuitkilp sobib mul selleks suurepäraselt. Paljud meist teevad sügiseti kodus ise õunamahla ja kui vanasti õunamahl läks purkidesse, olgu ta siis liitrised, 2-liitrised või 3-liitrised, siis tänapäeval on üsna populaarne neid panna sellistesse spetsiaalsetesse mahlapakkidesse või mahlakottidesse. No selleks, et nüüd siit mahla kätte saada, on tegelikult olemas kaubandusvõrgus mingisugused spetsiaalsed alused, spetsiaalsed niisugused karbikesed, pappkarbid, mis on sellised ühekordsed, aga meie siin meistrinurgas tahame ikka ise asju meisterdada ja plaanis ongi mahlapakile teha siis hoidja, mis on seekord siis puidust. Selle tarvis puumarketist sai siis võetud kase liimpuitkilp ja me proovimegi sellest selle karbi nüüd valmis teha, ehk siis ühtepidi on tegemist niisuguse tavalise karbi ehitamisprotsessiga, kuhu tuleb siis juurde väike nüanss, et kuidas me selle mahlapaki sinna sisse saame. Üks variant on see karp lihtsalt kokku kruvida paarist detailist, aga mina arvan, et teeme asja natuke põnevamalt ja tekitame ühe niisuguse väikese tappliidese siia, siis see asi jääb võib-olla välimuselt natukene ilusam, aga tegelikult ka natukene tugevam. Nii, selleks meil on vaja siia materjali sisse lõigata sooned või freesida sooned ja teise materjali küljest natukene nii-öelda väikene servakene maha võtta, et see soone laiusega me saaksime selle 18 mm materjali klappima. Tappide freesimiseks kasutame sellist spetsiaalset rakist, mis ma endale teinud olen. Sisuliselt on see rakis, kus mul siis frees täpselt 2 vineerliistu vahel istub ning lõikab siis keskele sellise soone sisse ja see soon on mul täpselt sama lai, nagu mul on see freesitera. Ja see tähendab seda, et ma saan selle serva järgi oma sablooni paika sättida materjali peale ja üsna lihtsasti täpse lõike teha. Nüüd, kui ma ühtedele tükkidele tekitasin nii-öelda selle punni poole, siis teistele tükkidele pean ma sisse tegema selle soone poole. Ja soone poole teeme siis nendele kitsamatele detailidele, aga põhimõte on täpselt sama. Nii, nüüd peaksime võib-olla proovima korraks, et paneme selle tehtud asja endal kokku ja vaatame, kuidas see välja nägema hakkab ja siis otsustame ära, kuhu me peaksime põhja panema. Nii, tundub, et enam-vähem klapib see asi meil kokku. Nüüd me peaksime tegelikult siia sisse sokutama endale selle mahlapaki ja vaatama, et kui kõrgele või kui kaugele ta sellest ülemisest otsast jääb ja mõõdame selle ära. Ja nüüd peame siia sisse lõikama endal veel ka need sooned, kuhu me siis selle põhja sätime. Nii, proovime selle asja endale uuesti kokku panna ja paneme seekord sisse ka selle põhja, milleks on mul siin tavaline väikene vineeritükk. Ja vaatame, kuidas see õnnestub. Nõnda. Ja nüüd on kõige keerulisem koht. Nüüd me peame oma sellele mahlapaki hoidjale sisse tegema ka avause, kust kohast me selle kraani läbi pistame. Selleks me peame välja mõtlema selle kõrguse. Nii, võtame siit selle potentsiaalse augu keskkoha. No nüüd selge on see, et läbi selle augu me praegust seda tila nii-öelda pista ei saa, me peame tegema selle kuidagi ligipääsetavaks ja selle ma teen sellise kavalusega, et ma saen selle ühe otsatüki pooleks ja see hakkab sealt meil sisse välja käima. Kohe näitan, kuidas see välja näeb.
kuna see materjal on tegelikult natukene liiga paks selleks, et ta sinna selle tilasoone ümber mahuks, siis me peame siit natukene ühest kohast selle õhemaks tegema. Ideaalne oleks seda teha natukene suurema doosipuuriga, et natukene suurem auk ette, siis väiksem auk läbi. Seda võimalust mul praegu polnud, kuna mul oli ainult üks paras doosipuur käe pärast. Seega ma teen sellise vaba käe lõike, mis võib-olla tagantpoolt jääb natuke kole, aga kuna see jääb kasti sisse, siis ei ole hullu ja ma proovin siis nii-öelda seda ava natukene siit suurendada. Umbes selline see sisselõige meil tuli, natukene on lapergune, aga sellest ei ole tegelikult mitte midagi hullu, sellepärast et see jääb kõik peitu. Sellist vabakäelõiget soovitan ma tõesti ainult siis, kui te oma käes väga kindel olete, sest siit võib väga kergesti see frees minema hüpata, nii et tehke seda siis, kui usute, et hakkama saate. Ma panen siia polüuretaanliimi. Nõnda. Mina panen nüüd siia pitskruvi peale ja jätan selle kupatuse endal kuivama. Nüüd vaatame, kas meil see karbi lahendus tegelikult ka eesmärgipäraselt toimib. Paneme selle liigutatava esitüki nii-öelda poole peale, laseme sisse oma mahlapaki ja proovime siit selle tila välja võtta. Mina ütleks, et esmasel vaatlusel töötab ideaalselt, kui nüüd liim on kuivanud, saame pitskruviga ära võtta ja siis saab juba selle pakiga edasi mõtelda. Tegelikult siia peale on variant veel teha ka mingisugune nii-öelda ilugaas. Võib teha, võib mitte teha. Praegu on saateaeg otsas, hetkel ma seda siia tegema ei hakka, aga põhimõtteliselt selline see karp sai ja mina ütleks, et täitsa kena mahlapaki hoidja.